Tervist! Nüüd oleme kongressilt leidnud üles Evelin Poolametsa, kelle tsitaatide varamusse kuulub üks suurepärane lause. Tark naine valib EKRE. Ja sa oled ühtlasi ka naisühenduse liige, et võib-olla sa räägidki meile natukene nii-öelda naisevõtmes siin erakonna sellest tööst. Ega ongi õige jutt, et tark naine valibki EKRE, sest EKRE on ainus erakond, kes seisab naiste õiguste eest väärikalt, pühenduda lastele, perele, sest praegu, mida vasakliberaalid teevad, need on ju kõik naiste õiguste rikkumine. Värske uudis, kuidas jälle üks transsooline tuli EP-ringi ja naine hakkas vastu, ta ütles, ta ei võistle temaga, aga mida tehti? Naine diskvalifitseeriti, et me oleme jõudnud sellisesse maailma tänu vasakliberaalidele, et naised jälle lükatakse eemale, nad varsti ei saa sportida, nad ei saa varsti teha neid naiselikke asju, kuna vasakliberaalid ütlevad, et naistel pole kohta. Kas niisugune selline signaalide ja sõnumite rohkus, kas see paneb sind rohkem nagu võitlema või on vahel ka selline tunne, et tõesti käed kukuvad rüppe ja et enam ei jaksa? Nii ja naa, aga enamasti ikkagi paneb võitlema. Milliste meeleoludega sa lähed, sa oled kohalikus poliitikas ka väga aktiivne, sa oled volikogu esimees, milliste meeleoludega sa lähed vastu kohalikele valimistele? No nii vihasena kui ka võitluslikult, sest väga palju on vaja ära teha. Me peame võitlema selles sõjas, mida on jälle meile valitsus kaela toonud üle Eesti. Tervet Eestit tahetakse teha tuugeni tööstuse, et me hakkame justkui elama elektrijaamas, et plaanitakse üle 1000 megavati võimsusi, see tähendab sinna kuskil pea 1000 tuugenit, et see kõik lõhub meie elukeskkonda, lõhub meie rahulikku elumaal, et selle vastu me lähme ka kohalikel omavalitsuste valimistel võitlema. Suur tänu sulle, Evelin. Jõudu ja jaksu! Aitäh!